return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet. Ja vaadake nüüd, mis on toimunud siin esimesel 100 meetril. No me näeme seda, et Andres Nõps rajalt number 5 on läinud siin väga bravuurikalt seda sõitu juhtima. Ja Andres Nõps on muuseas sündinud aastal 1996. Selle finaali üks nooremaid ja vaid ilmselt veel siis 18-aastane. Ja kui läheb nüüd Andres sellise tempoga edasi, siis suudab ta siin alla 3 minuti tõmmata ja muuseas 2.57 on ka selle vanuserühma maailmarekord, nii et me võimalik, et elame praegu siin kaasa ka ühe uue rekordi sünnile ja vaadake, kui võimsalt läheb seal Andres Nõps praegu teistel eest ära. On Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi liige ja tegemas siin suurepärast esitlust meeste kergekaalus, mis on siis sõudmise mõistes kuni 75 kilo. Ja siit võib tulla tõepoolest selline üllatav sõit. Ma võtan lahti, vaatame tulemusi siit. Ja on jah, 2.57 on selle vanuserühma maailma rekord Dan Warreni poolt tehtud ja Dan on muuseas siis selle sõitnud no kas tõesti 13-aastaselt, no see on midagi fantastilist, mida ta on teinud ja kas nüüd siis läheb Andres Nõps selles tempos, aga ei, enam ei lähe. On see katse siin praegu nüüd luhtumas, kui tõesti midagi imelist nüüd lõpus enam ei sünni. No mees igatahes olla ise seda rekordi katsetust siin natukene ka välja reklaaminud ja natukene neid ootusi küttunud, aga noh, see käib ka ühe võistluse juurde. Ja Andres Nõps on tulemas siiski vääramatu liidrina ja on meeste kergekaalus siin rajal number 5 võtmas kindlalt alfa võitu. Nüüd küsimus on selles, et kas ta suudab tõmmata alla 3 minuti. Ka see hakkab juba muutuma väga-väga kahtlaseks. Ja 150 meetrit on jäänud Andres Nõpsil hetke liidril sõita. Vaadake sinna rajale number 5. See sinivalges kombinatsioonis trikoos sportlane seal Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubist ja kas me aitame Andresel tõmmata nüüd alla 3 minuti siiski ära? No see on selline väike ergutamise teema ka praegu. 0,3 sekundit on praegu sellest vajaka või 0,5 ja tundub siiski, et see eesmärk jääb saavutamata. 3.00,7 Andres Nõps siiski suurepärane tulemus ja soovime noormehele siis õnne loomulikult ka edaspidi siis selle sama maailmarekordi katse ärategemisel ja fikseerimisel. Nii et kes meil teine? 3.06,7 Kermo Randmäe. Aplaus, suurepärane tulemus ka Mikko Karbiselt ja tema siis kolmas 3.07,2.